Учим языки вместе. Räägi. Rääkimine on kuld. Золотые слова. Послушайте, пожалуйста, некоторые слова и выражения, которые помогут вам понять текст о первом свидании и знакомстве. Paari kuu eest Пару месяцев назад. olen sind ette kujutanud. Я тебя представляла. Hea meelega. С удовольствием. Olen nõus. Согласен. Eelistad. Предпочитаешь. Jätan meelde. Запомню. Mitte suitsetajate laud. Столик для некурящих. Mul vedas. Мне повезло. Jama. Ерунда. Läbi käia. Обращаться. Valisid oma ameti. Выбрал свою профессию. Suhtlemise kaudu. Посредством общения. Paar ainet. Пара предметов. Jõuad maailma vaadata. Успеешь мир посмотреть. Saan hakkama. Справлюсь. Tere, kas sina oled Alex? Olen küll. Ja sina oled Marika. Tundsin sind kohe ära, kuigi fotol, mille sa mulle saatsid netis, oli sul pikad juuksed. Jaa, see foto oli tehtud umbes aasta tagasi, aga paari kuu eest lõikasin juuksed ära. Sulle sobib see soeng väga. Aitäh! Sina aga oled täpselt selline, nagu ma olen sind ette kujutanud. Leppime kohe kokku, et räägime ainult eesti keeles, kuigi ma tean, et sa oskad vene keelt päris hästi. Minu eesti keel ei ole väga hea ja ma pean veel palju õppima. Ja seepärast on mul sulle üks palve. Paranda mind, kui ma teen mingi viga. Hea küll, hakkan kohe parandama. Kui ma teen mingi vea. Selge, kui ma teen mingi vea. Mis me nüüd teeme? Kas lähme kuhugi või jalutame niisama? Täna on külm. Ma istuks hea meelega mõnes soojas ja mugavas kohvikus. Siin lähedal on üks selline. Võib-olla lähme sinna. Mis sa sellest arvad? Olen nõus. Lähme siis. Millist kohvi sa eelistad? Mulle maitseb cappuccino šokolaadiga. Mida sina võtad? Mina võtan ka cappuccino. See on mu lemmik. Kas sa suitsetad? Ei, viskasin maha. Sa tahtsid öelda, jätsid maha. Jaa, kas ma ütlesin valesti? Asi on selles, et visata võib ainult asja, näiteks palli. Aga kui sa tegid midagi ja nüüd ei tee, näiteks suitsetasid, siis räägitakse, jätsin maha. Aitäh sulle. Selge, jätsin maha. Jätan meelde. Kuna me mõlemad ei suitseta, siis istume mitte suitsetajate lauda. Vaata see seal akna juures on vaba. Noh, nüüd võime rääkida. Tean ainult, et sa oled üliõppelane. Kus sa õpid? Õpin Tallinna ülikoolis. Vanasti oli see Tallinna pedagoogikaülikool. Kas sa õpid õpetajaks? Jaa, õpin eesti keele õpetajaks vene koolis. No siis mul vedas. Mul on isiklik õpetaja. Ja kus ja mis eriala sina õpid? Olen tulevane IT-spetsialist. Õpin TTÜs. No siis ka mul vedas, sest mul on pidevalt mingi jama arvutiga. Või ma lihtsalt ei oska arvutiga läbi käia. Kas sa aitad mind? Muidugi, hea meelega. Aga miks sa tahad õpetajaks saada? See on ju nii raske töö. Üldse ei ole. Mulle meeldib töötada lastega, eriti väikestega. Nad on nii nunnud. Nünnud? Mis see tähendab nünnud? See tähendab, et nad on väga armsad, mõnusad, vahvad. Ja sina valisid oma ameti sellepärast, et sulle meeldivad arvutid ja kõik, mis on nendega seotud. Jah, sul on õigus. Mulle meeldib arvutimaailm. Mitmendal kursusel sa oled? Olen esimesel kursusel, aga sina? Õpin juba 2 aastat. Meil on väga tore grupp ja üldse õpin hea meelega. Mulle ka meeldib õppida ja suhelda inimestega, eriti internetis. Mul on palju kirjasõpru. Nad elavad Ameerikas, Kanadas, Hollandis, Inglismaal, Saksamaal ja muidugi Venemaal. Siis pead hästi inglise keelt oskama. Jah, oskan inglise keel päris hästi. Ja mida sina teed vabal ajal? Ei väsi suhtlemast virtuaalses maailmas, kuid reaalses elus suhelda on palju vahvam.
siis näed inimest, näed tema silmi ja rääkida on lihtsam ja kiirem kui trükkida. Veel armastan jalutada, reisida, mõnikord pidu panna. Pidu panna, kas see tähendab pidutseda? Jaa, need on sünonüümid. Pidutsema ja pidu panema. Kas sulle meeldib pidutseda? Loomulikult, mul on toredad sõbrad ja tavaliselt me puhkame koos. Kust sa nii hästi eesti ja inglise keelt oskad? Eesti keelt õppisin koolis, käisin kursustel. Inglise keelt õppisin ka koolis ning väga palju ise. Eriti aitab suhtlemine netis. Jah, suhtlemise kaudu on kõige kergem keelt õppida. Räägin eesti ja vene keelt lapsest saadik. Mul on ema eestlane, isaga on venelane. Ja seepärast olen kakskeelne. Muide, mis keeles sa õpid? Praegu on veel paar ained vene keeles, aga järgmisest aastast on kõik ainult eesti keeles. Kas on raske? Natuke on, sellest pole midagi. Küll ma hakkama saan, eriti peale seda, kui ma tutvusin sinuga. Kus sa elad? Ma elan Mustamäel vanematega, aga sina? Elan Õismäel. Kas sul on vendi või õdesid? Mul on väike vend, ta on 10-aastane. Mis ta nimi on? Tema nimi on Aleksander, või nagu eestlased räägivad Sass. Ja sinul? Mul on vanem õde, ta on 27 aastat vana. Ta on juba abielus ning elab eraldi. Ütlesid, et sul meeldib reisida. Kus sa oled juba käinud? Ma olen käinud Soomes, Rootsis, Norras, samuti Iirimaal. Aga sina? Olen käinud ainult Türgis ja Venemaal. Terve elu ees, küll jõuad maailma vaadata. Kas soovid veel midagi juua? Ei, aitäh. Tegelikult on mul aeg minna. Homme on mul arvestus. Pean täna õhtul veel õppima. Kahju. Täna need tulid. Mul oli hea meel, et me kohtusime. Sinuga on väga huvitav rääkida. Loodan, et varsti näeme jälle. Muidugi näeme, miks mitte. Ka mulle meeldis sinuga juttu ajada. Kas ma võin sulle helistada? Võid küll. Minu mobiilinumber on 555 22 333. Oi, kui kerge meelde jätta. Ma helistan sulle homme. Olgu, nägemist. Kohtumiseni. Золотая грамматика. Сегодня мы поговорим о глаголе. Хотелось бы обратить ваше особое внимание на эту часть речи, потому что в эстонском языке глагол очень важная персона. Это единственная часть речи, у которой в эстонском предложении есть свое конкретное место. И от того, в каком месте стоит глагол, зависит смысл предложения. Как и в русском языке, в эстонском языке есть настоящее, будущее и прошедшее время. Хотелось бы вам напомнить о прошедшем времени. Вы все знаете, что прошедшее время в эстонском языке образуется с помощью суффикса «си», «си». И эта форма образуется от «ма» инфинитива. Если «ма» инфинитив «луге-ма», то к корню прибавляем «си» и получается «луге-си-н». А дальше, в зависимости от действующего лица, «ма» «луге-си-н», «са» «луге-си-д», «та» «луге-с». «Ме» «луге-си-ме», «те» «луге-си-те» и «над» «луге-си-д». Человек, слушающий вас, понимает, если вы скажете «ма луге-син», что вы уже читали. Отрицание прошедшего времени – это так называемая нудная форма, потому что признак отрицания – окончание «нуд» образуется от «да» инфинитива. У глагола «читать» это «луге-да». Отбросили признак «да» и остается корень «луге» плюс «нуд». Имеем «луге-нуд», вернее «эй луге-нуд». «Ма эй луге-нуд» – я не читала. «Са эй луге-нуд» – ты не читал. Одна форма на всех. Это очень удобно. Урок эстонского языка к эфиру подготовили и провели Елена Тамярв, Марика Кранцевер, Андрес Тамярв, Ингрид Янс. До встречи!